Mul on siin selline Corpi standardvaade. Corp on korpuste otsingusüsteem, mida on loodud Rootsis Göteborgi ülikoolis. Seda on võetud kasutusele üsna mitmes riigis ja Eestis arendab seda Eesti keeleressursside keskus. Ja siis põhiliselt on siia lisatud eestikeelsed tekstikorpused, sekka mõned võrukeelsed ja vadjakeelsed andmestikud. Ja Corp võimaldab korraga otsida siis mitmest korpusest ja meil on need korpused jagatud kogumitesse, kas siis temaatika alusel või siis märgendamisviisi alusel. Tänapäevased tekstid, siin on Eesti veebitekstid aastast 2013, ilukirjandust koondkorpusest, teaduskirjandust koondkorpusest, ajakirjandust, ehk siis need koondkorpuse tekstid on temaatiliselt eristatud. Ja me võime neist korraga otsida, aga võime otsingut ka kitsendada ja näeme vastavalt, kuidas maht muutub, kui me otsingut kitsendame. Näiteks ajalooliste tekstide all. Siin on nii korpus, kus on igast kümnendist ajakirjanduse ja ilukirjanduse osa, kui viime kursori siis selle vastava alamkorpuse juurde, siis me näeme korpuse mahtu, seda, millal on see viimati uuendatud ja ka ajateljel näeme, kust need tekstid on pärit. Kui me siin valikuliselt peaksime midagi maha võtma, siis kohe näeme, kuidas ajatelg muutub. Ühestatud vahelehe all on siis need tekstid, mida on käsitsi ühestatud. Muidu enamik neid tekste on automaatselt märgendatud, ehk siis on määratud nende algvorm ja siis nende morfoloogilised tunnused, selleks, et otsingut hõlbustada. Aga seda on tehtud automaatselt ja seal võib vigu sees olla, ühestatud vahelehe all neid vigu ei ole. Siis on eesti keele õpikud, eesti keele kui teise keele õpikud, on selline suurem keeleõppekorpus ja arvatavasti see, mis meid täna rohkem huvitab, on kirjavahetus. Kirjavahetuse teebe all on meil ajalooliselt olnud Semperi ja Barbaruse kirjavahetuse korpus ja nüüd on sinna lisandunud ka Eesti kirjanduskriitika 20. aastatest. Kui nüüd Corpi võimalusi vaadata, siis lihtsa päringu vormi abil saame otsida sõnavorme. Et praegu ma prooviks otsisin näiteks vormi luuletus ja saingi vastuseks täpselt neid näitelauseid, kus see sõna täpselt sellisel kujul esineb. Nendes näitelausetes võib siin ringi vaadata ja kui ma vajutan kas otsi sõnale või siis vajutan mõnele teisele sõnale selles näitelauses, siis ma näen kõrval seda alamkorpust, kus on võetud siis allikaviiteid, ükskõik kas need allikaviited on siis need, mis on teada või need, mida ei ole selle konkreetse näite konteksti puhul teada ja morfoloogilised tunnused. Ja kui me tahame ka käändevorme, siis kõige lihtsam variant on otsida siis neid sõnu, kus luuletus võib olla ka sõna algusosa. Ja kuni ma neid otsin ja panen selle otsingu uuesti käima, ma näitan, et siin on selline korpuste riba, alamkorpuste riba, mis näitab ka, kui palju sõnakasutusi on ühes või teises konkreetses korpuses. Siin kõige rohkem on neid Eesti veebi korpuses, mis kahjuks ei ole temaatiliselt jaotatud, ta on lihtsalt jaotatud sellistesse alamosadesse, mis said nagu veebi paigutada, sest ta on lihtsalt nii suur, et seda on meelevaldselt 10 osaks löödud. Aga kui me vaatame siin teisi korpusi, kus on luuletusi palju, et mis te arvate, mis on kõige luulelembelesemad Eesti ajalehed?
ja sa võid kindlasti seda linki jagada ja see on väga tervitatav, aga kas sul on see link olemas? Jah, väga hea. Et kui Kadri nüüd selle lingi jagab vestlusesse või märkmetesse, vestlusesse, et siis te saate ka endal korpi lahti teha ja ise uudistada. Nii, no selle järgi nüüd tundub, et Eesti Päevaleht on selline kõige luulelembesam meil. Jah. Et mitte seda otsingut korrata. Tuleb ikka korrata. Ma näitan, et kui ma tahan selle kõige luulelembelisema koha peale minna, siis ma vajutangi selle korpuse peale. Natuke võtab see aega ja siis lähebki meil lehekülg selle koha pealt lahti. Sealt, kust see alamkorpus algab. Nii, siin on see tore juhtum, et kui me vaatame, et miks Eesti Päevalehes 2000 on palju luuletusi mainitud, siis üks nendest süürlastest on tollane Tartu Ülikooli dotsent Arne Merilai, kelle artikkel Pühast Petrarkast ja koledast kolemist on siin Eesti Päevalehes olnud. Nii, ja selle järgi me võikski nüüd arvata, et kõige rohkem jaga seda teist linki, statistika linki, et kõige rohkem ongi nüüd luuletusi mainitud Eesti Päevalehes. Aga ma siin tegin juba ettevalmistatud otsingu ette ja ei otsinud kõigist selle lehe alamkorpustest, vaid ainult mõnedest, eks ole. Et panin siia need Päevalehe. Küsin vahele, kas Tanel Saimre on õigustatud objekt? Kuidas? Tanel Saimre tahab osaleda. Ma ei tunne Tanel Saimret, aga miks mitte? Okay. Jep. Ehk siis praegune statistikatabel, nagu te näete, siin statistikatabelis on Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, Postimees ja see Õhtuleht. Nii, ja statistikatabel on korpis vaikimisi, on jällegi sõnavormide alusel, aga ma praegu sortisin seda ja panin selle kokku algvormi alusel. Ehk siis meil on eraldi algvorm luuletus, luuletuskogu, luuletuse pikkune ja siis on ka üks vorm, millega paraku ei ole hakkama saanud automaatmärgendus ja on arvanud, et see on luuletuse tagi, kuigi see on ikkagi luuletuse algvorm, eks ole. Ja statistikatabelis on meil igas lahtris 2 arvu. Esimene arv on suhtarv ja see esimene arv näitab meile seda, milline oleks sõnakasutuse arv, selle sõnakasutuse arv miljoni sõne ehk tekstisõna peale ümber arvutatuna. Ja sulgudes on siis absoluutarv ehk siis see, kui palju see ühik on korpuses esinenud, ükskõik, kas see korpus on nüüd väga väike või väga suur, kas selles korpuses on kokku võib-olla 1000 sõnakasutust sõnet või on selles miljon ja miljard sõnakasutuse sõnet. Ehk siis tegelikult see arv, mis võimaldab meil korpusi omavahel võrrelda, on see ei ole mitte see absoluutarv, vaid on suhtarv, mis on korpuses ka esile tõstetud tumedaga. Ja kui me nüüd neid suhtarve omavahel võrdleme, siis me näeme, et kuigi absoluutarvud on Eesti Päevalehe puhul tõesti suuremad, 2001. aasta puhul, ikkagi see suhtarv on kõige suurem Eesti Ekspressi puhul nendel samadel aastatel. Ja see võib-olla ilmekalt näitab ka seda, et mõnikord võib tunduda, et kusagil on midagi rohkem, aga kuna need korpuse arvud on erinevad, siis me võime korpi puhul ka seda arvesse võtta, kui suur see korpus on. Nii. Kui me nüüd edasi liigume konkreetselt näiteks Semperi ja Barbaruse kirjavahetuse juurde, kordasin siin sedasama otsingut lihtsas päringuvormis, otsisin sõnu
mille algusosa võib olla luuletus, ehk siis kõiki luuletuse käändevorme. Otsisin sõnu, mille lõpuosa võib olla luuletus, ehk siis kõiki liitsõnu. Ja otsisin seda kõike tundetult, ehk siis vahet ei ole, kas selle sõna esimene algustäht on suur või väike. Mõnikord on see oluline, antud juhul mitte. Kui me nüüd statistikat vaatame, siis me näeme, seda statistikat saab erinevatel alustel kokku panna ja mina praegu kasutasin seda võimalust, et ma panin kokku algvormi põhjal, siin võib olla mitu näidikut, mille põhjal kokku panna, ja panin kokku ka sellise allikaviite põhjal nagu aasta. Mõtlesin, et kas on mingid kindlad kirjavahetuse aastad, kus räägitakse luuletustest, luuletuskogudest. Kui statistikat nüüd vaadata, siis luuletustest on üsna arusaadavalt Semper ja Barbaros oma kirjavahetuses, mida nad pidasid 11. kuni 40. aastani, on üsna läbivalt siin rääkinud. Aga luuletuskogudest on nad rääkinud kahel konkreetsel aastal, 1921 ja 1935. Ma ei oska seda infot interpreteerida, aga mulle tundub, et see on üks viis, kuidas oma uurimishüpoteese kontrollida, et kui meil on huvitav kuidagimoodi, mis luuletuskogudest on selle jutt, et siis me võime nende aastate juurde pöörduda siis. Ja me võime laiendatud otsingu vormi abil moodustada keerulisemaid päringuid. Et ma praegu mõtlesin, kui ma oleksin huvitatud näiteks Barbarose mainitud luuletustest või poeemidest ja võib-olla jällegi liitsõnadest, mis sõnu sisaldavad. Panin praegu sellise päringu kokku, algvorm sisaldab osist luuletus või vajutasin sedasama võid, mida me võime siin ka mitu korda teha ja neid erinevaid võimalusi lisada. Või algvorm sisaldab osist poeem. Ja siis vajutasin ja nuppu, ehk siis seda plussi siin, et me võime otsida teatud ühikuid korpusest, millel on kas üks või teine karakteristika, aga võime otsida ka ühikuid, millel on nii üks kui teine karakteristika. Ja siis see teine karakteristika, mis ma siin valisin, oli see, et autoriks on Barbaros.